Metsapoisid teevad tööd või? Jah. Malju käis lilli ostmas, sest meil hakkab üks kihvt asi valmis saama vaikselt. Ja siis hakkab tema etteaste. Eile ka muusirull värvis siin hoolega. No sa võid ju näidata, palju me oleme valmis saanud. Võib. No näite siis. Kohe. Hoov näeb meil selline välja siiamaani. Reits. Aga terrass areneb. Malju käis ostis vaiba juba ära. Et natuke läheb veel aega. Täna ma selle valmis tahan saada. Aga noh, praegu on veel minna siin. Hoov näeb nii jube välja, et ootan, et saaks kõik korda teha. Oh my god, lihtsalt tahaks tulla istuda puu all ja mitte midagi teha. Enne kui te küsite, see on Kaidun jama. Mitte, et keegi oleks küsinud, aga ükskord küsiti. Nii, ma ütlen siis praegu. Loodan, et Märten paneb varsti selle vlogiga kokku, sest et meil on juba päris sellest ajast peale, kui me reisilt või noh, sealt Märteni sünnalt tagasi tulime, nii et meil on tegelikult päris okeilt juba materjali, I think. Aga ma ei saa teda nagu utsitada ka seda tegema, sest et ära ehitab mulle iga päev nii suure usinaga Kaidun jama. Ma ei tea, mis toimub. Mulle väga meeldib Iduni firma. Ma olen nagu osad asjad siit ise ka ostnud, nii et ma ei tea, lihtsalt meeldib. Ühesõnaga Märten on ehitanud seda terrassi siin siukse hooga, et pisar tahab silma tulla, nii tubli on ta. Ja siis ma tahan, et mulle selle kanaadiku ka valmis ehitaks ja jäneste. Nii et ma ei saa inimesele öelda, kes kuradi kell 10 õhtul tuppa tuleb, et noh, hakka nüüd vlogi monteerima. Et ta hakkab omal ajal, siis kui see aeg tuleb, I know when. Aga no kiiret ei ole. Kuigi noh, iga päev kõik kirjutavad, noh, kus on vlog? Oi, ma läksin põsepunaga natuke liiale. Tead pohhui. Ma just on nii haige see, kuidas ma nagu ilma meegita, noh, ma ei hakka enda kohta nüüd halvasti ütlema, see ei ole the worst, aga nagu panen natukene meiki peale ja juba nagu inimese tunne sees. Nii, vaat seda ma ei olegi enne proovinud. Iduni setting spray ja selle ma ütlesin ka ise. Olen mina ikka siuke shoppaja. Ma mäletan, kas see oli kuskil e-apteegis, mingi südameapteek või apoteeka või kõik. Olid allahindlused, siis ma läksin natuke crazy. Ma ei kasuta kunagi setting spray, just saying. Läks liiaga siis. No nii. Vist on valmis. Ja nüüd kujutage ette, et mul on juuksed ka peas. Who's that sexy bitch? It's me. Ühesõnaga natuke veel minna. Seda osa ärge veel vaadake, see saab ka valmis. Aga see on ju see, millega me oleme siin tegelenud. Ja see asi hakkab omadega valmis saama siin vaikselt. Hiljem tulevad siia siis need klaasid, nagu räägitud on, ja sinna sisse ka. Sinna tuleb nagu lükanud uksega ja klaasid, talveaed. Ja siit saab hakata tulema siis mullivanni. Siis tünnisaun, mitte mullivann, never mind. Ja üks väga lahe Malju jälgija joonistas meil selle plaani, kuhu see vann võiks tulla. Või see saun. Ja igastahes see tulebki siia. Nii et aitäh sellest ka. Aga tööd on sitaks olnud. Eriti see, kui sa üksinda teed, kuigi müü käis mul üks päev abis, mis oli väga-väga super. Ja siis Malju eile värvis hoolega siin. Ja ma ei tea, ma arvan, et see tuleb väga-väga kihvt asi. Mul on täna beauty day. Ma olen nagu need influkad, kes on mingi, mul on nii kiire kogu aeg, mul on nii kiire. Ja siis tegelikult ainuke asi, mis ma tegema pean, on literaali mul on vaja küüntesse minna, sest mu küüned on nii välja kasvanud ja mul on vaja välja mõelda täpselt, millised küüned mul pulmadeks tulevad, nii et mul on viimane hetk seda proovida. Ja kuigi ma ütlesin, et ei, et ma vist ei pane ikka pulmadeks pikendusi, et ma panen nagu nii juuksed kinni, siis ütleme nii, et ma ei tea, kaua ma nüüd ilma pikendusteta olen olnud. Paar nädalat, 6 äkki olen või. No see root siin, see kuidagi nagu üldse rocky my boat'i ja selles suhtes, et ma tean, et on igasuguseid šampoone ja asju, mis teevad seda olukorda paremaks. Mul muuseas tegelikult on juba olukord natuke parem, ma võin teile pärast näidata, mis seda teinud on.
aga noh, tead, ma ei saa midagi teha, mul on õhukesed juuksed ja tegelikult mul on õhukesed juuksed olnud terve elu. Nii et teha pole miskit, this is life ja kuna ma tahan olla hot as fuck boy, siis kahjuks nii on. Ma tulin mulda ja lilli ostma ja kes oleks võinud arvata, et muld on nii raske. Mingi mees pidi mul need linnama siia. Oh my god. Uus. Aga teine. Issa, ma nagu kotki vikas. Oh my god. Nii hullem asi mu elus. Nii. Lilled. Oota. Sellega olla. Nii, nüüd ma pean kõik need siia mahutama. Õnneks mu auto mahutub nii palju, et ma nii väsin nüüd. Ütlen ausalt, et Märten peab hakkama kiiremas korras seda aeda ehitama, sest nagu näha, we have a bunny on the loose. Tibud ei lähe ära, seda ma tean, aga jänku suhtes, noh, ma ei tea. Mis teed muidu? Võib-olla ta ka ei lähe ära, aga ta võib minna ära, sest et sealt aia alt ta saab väga kenasti välja. Aga no siit poolt ei saa, nii et oi. Me oleme selle terrassiga ka nagu, vaata kui niimoodi filmin, siis tundub, tegelikult kui ma kõrgelt filmin, siis tundub okei, lakke on veel panna, need vaja, see osa tuleb sealt kõik ära vahetada. Oh my god, me ei jõua seda täna valmis, aga vähemalt ma käisin ja ostsin terrassi vaiba, nii et it's something. Ma tahan endiselt rääkida sellest, kuidas Märten ütles, et terrassi ehitamine on 2 päeva töö. 3 päeva oleme teinud. Ja samas Märten ütles ka, et 1000 kilokalorit põletab ühe dušiga, külma dušiga, nii et vahet ei ole. Aga ma ütlen ausalt, mul on nagu saa valmis ükskord. Ma ei karju, ma karjun maailma peale. Saa valmis juba ükskord. Aga nagu nii ilus on juba see, mis praegu valmis on. Aga vaadake näiteks, ma ei tea, miks on mingi älvar siin peale. Võin kohe ümber keerata. No on päris tuus küll, jah. Aga vaata, lakke on vaja need värvitud lauad panna. Aga ma ei ole need kõik ära värvinud. Märten paneb veel põrandat. Ja siis loomulikult üks tala on vahetamata, see on see vana tala. Siis need mingid asjad on seal vanad ja koledad. Aga hetke aur läheb põranda peale. Kohe saab tegelikult valmis. Ja siis tuleb lagi ja siis tuleb see ukse ümbrusauk ja äkki siis kunagi saame valmis, ja äkki siin mingit liistu vaja ma näen. Vähemalt mina assin vaiba ära ja ma tegin sellise peenra siia. Ma olen väga uhke selle üle, kuigi need on lihtsalt suvalised lilled sinna pandud. Ja näete, oi, ma oleks kukkunud. Siia tegin ilusa peenra. Mul on vaja minna ehituspoodi osta sükest, näitan, mis selle asja nimi on. Või no ma ei tea, mis selle asja nimi on, aga süke nagu puidust äär, vaata. Siin on mingi vana kõdunenud. Siis ma paneks ilusa puidust ääre siia. Ja ehk kunagi. Filmin 5, nagu sulle meeldib. Ütle nüüd, et ma ei õpi. Tere hommikust. Täna olen ma siin Andraga. Sunniviisiliselt juba poolt loomulikult. Ja me lähme pulmakleiti proovima. Mul tegelikult on üks pulma. Sul on pulmakleit. Sul ka. Tõsi. Mul on tegelikult üks pulmakleit, aga
ma ei tea, kuidagi see sai nii ammu aega tagasi ostetud ja see tundub nagu juba nii vana kuidagi. Ja vaata, ma seal Türgis proovisin, vaata neid Princess Cut'e ka ja tegelikult mulle meeldis Princess Cut ka ja siis ma mõtlesin, et tegelikult oleks ju Mark, kui ma ei teeks pulmas nagu dramaatilist kleedivahetust. Alguses on ühega, siis on teisega, õhtul veel võib-olla kolmandaga. Kas sa teed keset tseremooniat selle vahetusega? Ja ma teen täiesti keset tseremooniat palja tussiga. Seisan nagu jumal mind lõi, kui jumal elu on mind tussiga. Okei, nali. Tšikkude tikk pole häbi asi. Aga ühesõnaga, Kristina tuleb ka, pagak. Ja siis me proovime erinevad kleite. Vaatame, äkki leiame ühe veel. Ja siis ei ole muud midagi, kui mina pean jooksuga koju tagasi minema, sest et meil on vaja tänasega terrass valmis saada. See on see, vaata, see on see influkate probleemid, et nagu lubatud sai ühele firmale, et meil on terrass täna valmis. Aga noh, ta ei ole. Nii et teeme kiirelt ja proovime hakkama saada, aga enne tuleb kleiti proovida, nii et see on esimene. Tule siia ülesse ka. Jah, aga sellega on nüüd see miinus, et mul on pilti. Ma sätin selle. Näiteks selle, et lihtsalt loorid on erinevad, me saame pärast teist loorid ka vaadata. See on väga ilus. See on mega mugav, ma ütlen kohe ära. Väga ilus. See on mu lemmik. See on su lemmik? Jaa. Mul lõhitab. Et ongi nagu peidus. Okei, siin. Kas seda pealmist tülli saab ka teha niimoodi, et see tuleks sealt välja või? Väga ilus. See on ilus, jah. Kas siia äkki sobiks see pärlitega loor? Mulle ei meeldi, et see on esiteks siit lotendab see. Seda saab vist ära ju. Me saame selle võrgu, kuna ta on sult nii ilusti ümber, me võime seda lõigata lihtsalt niimoodi. Noh, midagi ta peab hoidma. Aga seda saab nagu sügavamaks teha. Ja, et ta nagu sul siin ei istu, et siin vaata hästi mõnusalt pingud. Mega ilus. Vaata see, yes, I said yes to the dress. Oh my god, kui ilus see on. Wow. See on niuke Princess Diana. Väga. See on nagu royal wedding. Oh my god, kui ilus see on. Mulle meeldib see kõige vähem, ma ütlen. Päriselt. Ma sain aru, see on aast keele kelk. Nagu, see on väga ilus kleit, aga see on kuidagi nagu... Sa tahad midagi, aga jah, aga see on mega kena. Ma ei taha, et must taga räägi. Miks nii või? Sest seda oleks üldse kuulda. Sest helikindel on sarnil. Siis te ei saa. Mallu ei kuule sedagi, mis ta kõrval räägitakse eriti, nii et... Ma ei tea, kui klass. Aga see on liiga kaetud. Võib-olla need varukad on ka nagu liiga alus. Kui nad oleks ilma varukateta, siis oleks vist nagu isegi mulle meeldiks väga. Ilma varukateta. Võib-olla see on õigus see, et need on liiga luused, kui nad oleks nagu fitting. Hästi. Ja siis oleks vist... Siis ma ei saaks kätt liigutada. Just need peab natukene. Aga natukene saaks... Aga natuke saaks neid varukaid vist teha ju... Natuke võib, jah. Jah. Ta on kõige uhkem vist nendes kleididest, mis me üldse proovisime. Vaata, sellel on selline pikem saba. Sest õige koda. Aga seda loori on siis sarnast värvi või? Pigem mitte. Vaata siis näo kõrval on vaja midagi heledamat. Ja vaat siin on valged detailid. Näiteks selle looril on suht sarnased need lillemotiivid nagu kleidid. Mitte sarnased, aga samasugused. Lillemotiivid nagu... See on eriti takkas. Eriti pikk loor. Et ta läheb nagu vaata seelikuga kokku. Läheb küll, jah. Ja päris kena. Täna on käes 30 mai. Ma ei mäleta, ma mingi päev just tegin siin samas peeglis üks päev vlogi. Rääkisin midagi sellest terrassi ehitusest. Ei, see ei ole ikka veel valmis. Ja nüüd mul ongi siuke nadi lugu, et ma juba ühe korra lükkasin seda edasi. Meil pidi tulema vist kolmapäeval välja ja ma kirjutasin, et kas saaks reedel ja me ei saa seda. Tähendab, me võiksime feikida seda, et see on valmis. Nagu mingi, ma ei tea, panna mingid asjad kuskil ette, et ei oleks näha, et see ei ole päriselt valmis, aga no, tahaks, et see oleks valmis. No. Kas sa võiksid anda loole selle läbipaistva huulega? Palun. Igavesti. Nii et ma ei tea. Ühesõnaga, ma loodan, et see firmal on fine, kui me paneme esmaspäeval, sest et ma tahaks, et see oleks nagu ideaalne.
aga täna on väga kiire päev. Esiteks mul on vaja Mardi juurde minna, sest et palun vaadake seda otsaesist. Mind ei huvita üldse, kui teil otsaesine niimoodi liigub. Mina olen narrinud, et mu otsaesine on aastaid siuke. Nii et see on muidugi maru palju liikuma hakanud. Mul Märten tahtis ka tegelikult täna Botoxisse tulla esimest korda, aga ta sai hoopis elus esimest korda ohatise. Ja ma ei tea miks, aga mingi teema on, et ohatisega ei tohi Botoxit teha, nii et thank God, et mul seda probleemi ei ole. Nii et Märten saab terassi ehitada. Mina lähen käin Botoxis ära, Andra tuleb ka. Ja siis lähme Tartusse. Me läheme Tartusse, meil on vaja Gustavisse minna torte proovima, meil on vaja minna Kullassepa juurde abielusõrmuseid proovima. Me bookisime mingisuguse korteri seal, sest et me tuleme fucking 5 lapsega. Ja siis õhtul meil on vestlusõhtu. Ja ma avastasin, et me pole nii ammu vestlusõhtuid olnud, et ma pole teinud isegi kirjade kausta, ma teen seda autos, kui me Tartusse lähme. Ja meil ei ole kingikotti, tavaliselt me anname nagu parima küsimuse esitajale kingikoti, nii et tänase päeva parim küsimus saab kingikoti straight from my house. Ma käin Botoxis ära ja siis ma panen mingid asjad kokku. Aga ma ütlen teile lihtsalt, et siuke palve, et kui kunagi see kuramuse terassi reels tuleb, kõik minge kirjutage sinna alla amazing, super, wonderful, wow, ossa, siis võib-olla firma ei ole nii pahane. Tahan on see, et palun ärme mu ülavuute all. Muidu ma pulmas nagu mingi hästi vähe, natukene. Hakkab pihta. No eelmine kord ta tegi 2 sutsu mõlemale poole, see oli too much. Räägime siukest asja, kas... Ja kaelaga sa pidid ka midagi tegema, see on nii rüve. Lõpuks ometi. Räägi midagi. Ma räägin midagi. Laula Salsalleri laulu. Meil on 5 kasti õlut ja palju viina. Kuidas sul on su ninaga? Kuidas mu ninaga on? Vastik. Tead, kui on teiesugused sõbrad, pole vaenlasi vajagi. Nagu korraks. Mina iga kord, kui keegi mind kohtusse annab. Hästi. See valge värv sobib hästi su viimase outfitiga. Nii, aga hakkame siis tööle. Nüüd tuleb see rets valgus. Gestapo, is that you? Katsun nii palju, et see pimedaks ei jää. Et just jääks või? Et ei jääks. Savi, ma võin pimega olla. Et sa ei näeks, mis su selle ninaga ikkagi valesti on. Olen mina kortsust kulmulla ja lase täitsa redaks. Ja tuleb esimene torga. Torkan sind. Hästi. Nagu vana kala. On nii paks, noh, ma ei tunne mitte midagi. Nagu elevent. Harukas on üle peale. Ei jää. Panen oma sõrmu sinna teise silma peale, ole kena kortsuta. Ja lase täitsa redaks, tuleb äkki torga. Ja see on valus, see on kibe. Juba tehtud, nael on väljas. Okei. Ma olen tagasi süstimiselt kodus. Kohe panen ühe riilsi üles. Knorri oma ja nüüd hakkan pakkima, et mis ma siia kingikotti panen täna selle vestlusõhtule. Mõtlesin, võtan meelut, sest et ma Poolas avastasin see enda jaoks ja see on amazing. Laps tronis pagasnikust välja. Aga me oleme Tartus. Hurraa. Ma ütlen ausalt. Sõbra jooksus. Ma ütlen ausalt, et tavaliselt kõik on mingi, oh my god, teil on nii tore pereelu, kõik on nii lõbus, kõik on nii tore. Mul on täna need lapsed mind viinud nagu, mul on tunne, et mul iga närvi see mingi mentaalne ja puudutamine, rääkimine ja mul on overload, mul on sensory overload ja ma tahaks juua puupiritust ja teises suunas ära joosta. Ja lapsed tahtsid Siberi rongile panna. Räägime asjadest nii, nagu see päriselt on. Vaata seda. Marta, näita, mis sa said? Nii, ma leidsin igastast selle just leidsin. Aga Marta, see on natuke väike sulle. Sa võid tagasi panna. Ei no, see on päriselt, see on väga väike. See on jah 92, see on 2-aastastele. Issand, mida ma oleksin võtnud? Ja. Panna selle siia poole.
Proceed to the route. nii. See on muu, see on hea. Nii, nüüd ma leidsin sukse särgi. Jaa. Tagant on sukene. Jaa. Nüüd ma leidsin sukse. Seeliku või? Jah. Ollala, ja siuksed lillad alt laienevad püksid. No väga hea saak. Jälle üks hea leid. Vaasike. No. Me ei ole seda enne teinud, aga me oleme täna 5 lapsega koos poes. Ma ei taha su 10 siin. Aga me ei ole enne olnud Tartu Prismas. Jaa, me ei ole Tartu Prismas olnud. Kuule, kuigi ma arvan, et Prismas on kõik kaup sama alati või? Ma pean otsima, ma nägin väga tahtnud. Mida sa oled väga tahtnud? Väga lahe. Ei, lõpetage ära. Ei, meil pole ruumi autos. Näen, see on Eesti auto, tema kihutab. Kihutab, jah? Eesti auto. Ma vaatan siia poole. Emme, oota, vaata. Emmele roosid. Talle meeldivad roosid. Mis sa leidsid just? Raha. Võta üles, anname infoletti selle. Keegi kaotas selle ära. Märten, vaata, mis Mari leidis. 20 eurot. 20, kurat, mulle kukkuski just. Ei kukkud sul. Siin on mu lemmikuid seene omi ka, alla hinnatud. Need on head snäkid. Ma võtan viimased 3 ära. Oot, aga ma tahan neid. Royal Crab ja ma polegi söönud. Ma ka ei ole proovinud, võtame Royal Crabi ka siis. Kas sa oled, tead, mis see on või? Sa paned kellelegi tooli peale, siis ta kogemata istub sinna peale, siis ta laseb nagu peeru. Tee uuesti. Oota, kas nad on väiksed sulle natuke? Võtame üks number suurem või? Võtame üks number suurem. Okei, võtame number. Ma olen näinud kütust ja hulluks teinud. Ja nüüd ma läksin Sa oled kogu aeg hullu olnud. Peidan siia poodi sularaha ära, päriselt peidan. Ja te peate tulema Tartu Prismasse. Kes saab selle üles otsida, saab selle endale. Ma peidan selle, ma näitan kuhu. Siia. Laste jalanõud, ühe jalanõu sisse. Aga oota. Jah, sest et vaata, see inimene, kes võtab ju laste jalanõu, siis tal on juba lapsed, tal on pere, nii et tal kulub marjaks ära. Aga peaasi, et ta ei vii ka siis inforetti seda. Need on kirja juurde kirjutama. Ei no, ma loodan, et ma arvan, et keegi tuleb. Kui homme lubad, et paned üles selle episoodi. Ühesõnaga, täna on mis päev? Reede 30. Täna me paneme Prismasse, ma panen kohe plikki siia. Ja siis keegi saab tulla jalanõusid ostma. Sest Prisma on parim pood maailmas. Nii, 50. 32 number on mis suurus? No vahet ei ole, need on esimesed nagu nii. No nii, ja vaata, kus antakse, seal võetakse. Lende, mina. Eest peaks tegelikult... Ja mina pean. Mari peab enne. Lende tuleb välja. Jah. Selle komöödia nimi on Perega pulmatorti maitsmas. Ma ei tea, milline see õige uks on. Mis ta kõigi koht? Tere! Tere! See kõik need tordid, jah? Kõik tordid tehakse? Täna ei tehtagi tordi. Reede on mingi vahepäev. Mis see peab? Oh my god, ma maitsen nagu mingid küpsised. Mega head. Mega head. Nagu vahvel.
kõik ühekaupa käsist rullitud. Ma ütlen, et vaatasin netis Napoolne retsepti ja mõtlesin, okei, siis ma räägin hakka saada tegema. See on vets töö. Ja nagu päriselt. Jaa, aga see on väga ilus nagu simple, minu arust on ju. Jah, see ei pea muidugi olema üks-ühele siuke, mis mulle nagu meeldiks. Ta on jah nagu simple, aga samas ta nagu siuke. Ma ei oska isegi mõelda selle peale. Muidu lihtsalt, ma ei tea, miks see siin on, aga vaiksime ära. Meie Minecrafti ei taha. Samas, mille järgi tordi valimine käib? Laste järgi või suurte järgi? Ma arvan mõlema. Miks ei? Miks ei? Arvamine tort on selline, peamine tort on selline. Täna pole abi eelmise päev. Täna ei ole. Eelised, kes läheb pulvaseks. Siis on nii-öelda personaaltordid juurde. Just. Sellised korrustordid just tegelikult. See on nüüd sarnane natuke. See on kirss, mis siin sees on. Kusjuures sa oled väga õigesti ütlesid, igas tordis on siin hing ja süda sees. Täpselt nii ongi. Nii. Mari, ma maitsen sinu. Jätan sisse, väga hea. See oli hea või? Perfecto. Ma maitsen ka ikka kõik läbi. Mis nendest kolmest võiks praegu mu lemmik olla? Ja ma isegi arvan, et praegu ma olen selle ja sidruni vahel. Ja, mul on sama. See ja sidrun, ainus, mis mind siin häirib, on see välimus. Aga see... Ma saan aru, Me jällegi nagu sisu hindame täna, on ju? Sest et välimused saame aru. Piima sidruni täidisega. Kuupiima kreembrülee. See on nüüd sarnane natuke. Võta nüüd terve see korrus, maitse uuesti seda, nagu päris tõsiselt. Mul ei ole isegi enam kahtluski, kumb võidab. Okei, jah. Anne on jah. See punase jääb mul sisse selle ja see on mega, see on super. Me pole veel jõudnud. Aga mulle meeldib see krõmps, mis seal on. Jaa, see põhjas, eks ole. Oota, Luulu, milline kõige rohkem meeldib sulle nüüd? see on mu lemmik rikas maitse. Rikas maitse. Rikkalik, mitte rikas. Aga lastest üldiselt jah meeldivad šokolaaditord. Sulle meeldis sidrun. Ühesõnaga, ma arvan, et teeme siis niimoodi, et jääme selle maitse peale, aga teeme ta siis valge ja et see sisemine triip oleks ka siis roosa. Ja mis siis võitis? See. Aga teeme niimoodi, et lastelauda tuleb siuke tort. On ju? Ja teise koha sai ikkagi see sidruni täidisega. Jaa. See on kõige parim pool. See oli väga-väga hea. Ja samas see kirsi oma oli ka ja Red Velvet oli väga hea. Ei, üldiselt nii, et head on küll, aga üks on natuke parem lihtsalt. Issand, aitäh. Nagu mega. Ma olen just meikimata ja paha. Ma olen nii naturaalne. Aitäh sulle ka, tšau. Mis juhtus? Ütles, et ta just kuulas meid klappidest ja andis kanni. Just meelde tuli, kui ma siia sisse astusin. Ma tahtsin oma selle sõrmuse kaasa võtta, kus ma kivi ära kohtasin. Nii on. Ma isegi nägin seda täna. No nii. Kui ei lähe siis suruga, siis hakkame suurendama. Läks. Ideaalne. Ma ei pigista seda. Ma ei pigistanud, ma ongi. Malju läks vestlusõhtule ja mina võtsin, mida muud on Tartus näidata lastele, kui mitte lauluväljakut. Näiteks kui laulukaart. Jah, sest nad on kõik suured esinejad. Nii. Nad on kõik suured esinejad ja siis ma mõtlesin, ma viin neid suurele lavale, las nad siis esinevad meile kõigile. Sa ei esine või? Ja ma esinen, et ma saan muu soovellise. Ei, midagi kurusin. Okei. Ikasta see Luulu nii teisena. Mina on kõige viime pärast seda, mina veel ei julge. Sa ei julge veel esineda või? Jah. Aga ma mäletan, kui ma restoranis tegin. Ma tegin sama restoranis.
Vaatan sulle. Aga keegi mida vaja tulla. Nii, Marta, oled nüüd valmis sinu kord esinema minna? Pane siis laul käima. Olen siia. Nii. Valmis nüüd liiga. Oli meeldi inimesed. Nii, oled valmis pildiks või? Mõtlen, et ma pean ikkagi meie vlogikese lõpetama jälle Kristinaga, sest et me oleme Tartus lõpuks nüüd... Miks me siin nüüd üldse oleme? Vaata, tegelikult me tegime erinevaid asju, aga algselt me pidime tulema üldse ainult vestlusõhtule ja me esimene poolaeg on läbi, kuidas kommenteerid, kuidas sulle meeldis minuga show'd teha. Tagant on niimoodi. Ei loog! Aga tore on, mulle alati meeldib. Kuidas sulle meeldib minuga show'd teha? Help me! Kutsuge 911, she's killing me! Täiesti haige, vaat, tead miks mul peas see salk on või? No. Mul kunagi üks sõbranna lõikas mul ju juuksed pikendasid koos juustega ära. Ja sellised asju. Ma ei suhtleks sellisega. Ma ei suhtlegi ju. Aga vahet ei ole muust teemast. Väga tore on siin Tartus iga tahes. Mul on väga hea veel. Et me tegime jälle väikse minisutsaka ja varsti juba uued uudised. Enam väikseid ei tee, me oleme ainult Big Ballers. Mama, Mr. Worldwide, Big Baller. Kuna see vlog välja läheb? Homme. Siis veel ei ütle. Oodake esmaspäeva. Jaa, aga ühesõnaga me teeme nüüd teise poole ka ära ja siis Märtel on lastega seal korteris, mis me rentisime. Nii et ma arvan, et meil mingi 1,5 tundi läheb veel ja siis püksid perse ja koju tuttu. Aga enne ma voldin sinna midagi head, et kui ma koju lähen, siis on nagu midagi head. Siis muidu kell on äkki liiga palju, vaata. Oh my god, jaa. Sa peaksid ka seda tegema. You should know this too. Aga head elu teile ja kaunist elu jätku peale seda vlogi.